Hollywood, meie vanad tapvad tõed. Hollywood on kunagi töötanud uuriva ajakirjanikuna ja väga erinevate teemadega tegelenud. Enne seda eraldiseisvat raamatut on ta kirjutanud juba 2 põnevikku, saanud selle eest ka ohtralt auhindu. Ja mõnes mõttes on meie vanad tapvad tõed väga traditsiooniline põnevik. See on nii-öelda suletud ruumi põnevik, kus inimesed on koos, teatud grupp inimesi ja siis hakkavad selguma väga kriminaalsed asjalood ja keegi nende hulgast peab olema süüdlane ja tavaliselt ka mõrtsukas. Ja siin on tulnud siis vanasse härraste majja kokku kunagised ülikoolisõbrad, kes enne lahkuminemist on kirjutanud kõik teiste sõprade kohta ennustused, mis neist võiks saada elus edaspidi, kuidas neil minna võiks ja milleni nende elu võis jõuda. 20 aastat hiljem saavad nad kokku ja hakkavad neid ennustusi lugema. Enne seda ei ole neid keegi vaadanud ega puutunud. Üks nende hulgast on juba surnud õnnetuse tagajärjel, kuigi selle õnnetuse asjaolud on natukene hämarad. Ja ühelt poolt need samad ennustused, teiselt poolt see, mida nüüd juba kõik üksteise kohta teavad, toovadki välja ootamatud tõed ja tekivad ootamatud seosed, nii et selles ohtrate pimedate nurkade ja käikudega saladuslikus härrastemajas läheb asi väga põnevaks ja nii mõnegi nende hulgast elu satub ikka päris tõsiselt ohtu. See on nii osavalt kirjutatud, et päris lõpuni ei saa aru, kes on kes mida tahab ja millised on ta kavatsused.